Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud sõnadega eduretsept. Oleks, et seda võiks inimesed teada ja mõista. Joosua 1. peatükk 7. salm ütleb: ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsalt kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Need olid sõnad, mis öeldi Joosuale. Joosua raamat räägib uutest võimalustest. Mooses, kes oli Iisraeli rahvast juhtinud 40 aastat nende ajaloost, jäi minevikku. Väljaminek Egiptusest ja rändamine kõrbes ning vastuhaku ja kangekaelsuse traagilised tagajärjed olid lõppenud. Uus põlvkond, kes tahtis kuuletuda Jumalale, oli valmis astuma tõotatud maale. See oli võimalus elada Jumala tõotuse vääriliselt, mitte ainult mingisugune ootus. Loen 5. Moose raamatu 18. peatükist mõningad sõnad. Jehova su Jumal äratab sulle sinu keskelt su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase. Teda te peate kuulama. Seda sa just palusid kogunemismäel Hoorebil Jehovalt oma Jumalalt öeldes: ma ei või enam kuulata Jehova oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld ilma, et ma sureksin. Ja Jehova ütles mulle: see on hea, mis nad on rääkinud. Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnata suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin. Ja kes ei kuula mu sõnu, mis ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru, ütleb Jumal. Aga prohvet, kes suurustelles räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema. Ja kui sa mõtled oma südames, kuidas tunneme sõna, mida Jehova ei ole rääkinud? Siis, kui prohvet räägib Jehova nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Jehova ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelsusest, ära karda teda. Ja Joosua raamatu 1. peatükist loen esimesed 9 salmi. Ja pärast Jehova sulase Moosese surma. Jehova kõneles Nuuni poja Joosuaga Moosese teendega öeldes: Mooses, minu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle selle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen öelnud. Kõrvest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hetiitide maa kuni suure mereni päikseloojaku pool saagu teie maa-alaks. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja, nõnda nagu ma olin Moosesega. Nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud. Sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Miks on see nii oluline, et Joosua raamat algab lubaduste kordamisega, mis on seotud sellega, mis juhtub pärast Moosese surma? Kuigi Mooses on surnud ja Jumal on määranud ametisse uue juhi Joosua, tõmmatakse siin nende vahele selge paralleel. Esiteks, mõlemale mehele ütles Jumal, et nad juhivad oma rahva nende esiisadele tõotatud maale. Ja teiseks, Issand ütles ju Joosuale: kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, anname teile, nagu ma Moosesele olen öelnud. Nii
nagu issand juhtis Moosest, juhtis ta ka Joosuat oma püha vaimu läbi. Sest piibel ütleb, sest nemad on ustavalt käinud Jehova järel. Joosua järgnes Jumalale, nagu seda oli teinud ka Mooses. 5. Moose 1. peatükk ütleb, Joosua, Nuuni poeg, kes teenib sind, jõuab sinna. Kinnita teda, sest tema peab selle jaotama pärisosaks Iisraelile. Nii kui Mooses vajas julgustust, nii vajas seda ka Joosua. 5. Mooses 31 ütleb, ja Jehova andis käsu Joosuale, Nuuni pojal, ning ütles, ole vahva ja tugev, sest sina pead viima Iisraeli lapsed sellele maale, mille ma vandega olen tõotanud neile anda, ja mina olen sinuga. Jumal juhtis Iisraeli välja Egiptusest Moosese teenimise läbi. Seejärel juhtis Jumal iisraelased Kaananisse Joosua teenimisel. Ja piibel ütleb, et Joosua oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning tegid, nagu Jehova oli Moosesele käsu andnud. Just nii, nagu issand andis Moosesele volituse, andis Mooses volituse Joosuale. Mida need loetud mõtted meile räägivad Joosuast? Esiteks, Jumal juhatab meid, kui tunneme rõõmu tema järgimisest. 37. psalm ütleb, Jehova kinnitab selle mehe sammud, tema tee on ta meele järgi. Issand juhib hea mehe samme ja tema tee on temale meelt mööda. Järgnevalt, kui oleme Jumalaga kooskõlas, siis teame, milliseid otsuseid langetada. Jesaja ütleb 30. peatükis, ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Järgnevalt, kui teenime issandat ustavalt, siis pole me kunagi üksi. Joosua 1. peatükk 5. salm ütleb, ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja, ütleb Jumal. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ja viimaks, oleme võidukad isegi raskustes. Jesaja ütleb 43. peatükis, kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Aja jooksul on Jumal kutsunud nii mehi kui naisi oma rahvast juhtima. Miks on siis ülioluline meeles pidada, kes on koguduse tõeline nähtamatu juht? Jumal oli see, kes oma rahvaga toimetas ja Jumal ütles, mine üle piiri, võta, jaota ja teeni. Joosua 1. peatükk räägib meile Jumala algatusest. Astu üle tõotatud maa piiri, võtta üle maa, mille ma sulle annan ja jaota see eneste vahel. On huvitav märkida Joosua raamatu struktuuri, milline on järgmine. Esimestes peatükkides välja öeldud avardatakse raamatu ülejäänud osades. Niisiis kõigepealt Jumal ütles, mine üle piiri. Heebra keeles tuleb välja mõiste, tõuse püsti ja hakka astuma. Iga Jumala tõotus eeldab meiepoolset usku. Iga and ootab meiepoolset tegevust. Ja siit esimene järeldus. Usk ja kuulekus on seejuures äärmiselt olulised. Milleks just need? Võiduks, Jumala töö huvides ja selleks, et liikuda edasi. Teine järeldus. Üleminek on teenimiseks hädavajalik. Me olime pimeduses, nüüd aga oleme valgus issandas. Olime surnud oma üleastumistes ja pattudes, kuid nüüd oleme elavad Kristuses. Käisime enne maailmateedel, kuid nüüd elame Jeesuses. Olime käsumeelsed, kuid nüüd Jumala arm teenib ja pühitseb meid. Enne oli meil tavaks alatasa tagasi vaadata, kuid nüüd on meie pilk suunatud eesmärgile ja tasule. Otsusta ikka Kristuse kasuks. Riietu Kristuse sõjavarustusega. Heida kõrvale pimeduse teod ja riietu valguse soomusrüüga, seda ütleb piibel. Otsusta jätta vana inimene kõigi tema tavade ja harjumustega ja riietu uue inimesega. Jäta vana elu ja praktiseeri uut elu Kristuses.
astu üle Jordani. Teiseks, jumalik initsiatiiv oli võta. Ja Joosua 1. peatükist saab lugeda 10. salmist ja Joosua andis käsu rahva ülevaatajale öeldes: käige leer läbi ja andke rahvale käsk öeldes: valmistage enestele teemoona, sest 3 päeva pärast te lähete üle selle Jordani, et minna vallutama maad, mille Jehova teie Jumal annab teile pärida. See saab võimalikuks ainult siis, kui sealsed elanikud on välja tõrjutud. 3. järeldus. Tõelisest valdusest saab rääkida alles siis, kui sealt on senised elanikud välja tõrjutud. Mitte keegi ei saa teenida tõeliselt 2 isandat. Pole vähe neid, kes tänapäeva arvavad, et on suutelised kinni hoidma üheaegselt nii maailmast kui ka Kristusest. Nad arvavad, et järgivad Jeesust, klammerdudes samal ajal ebajumalate külge. Aga kuulake, kuidas prohvet Aamos siin küsib. Kas 2 kõnnivad ühes, ilma et oleksid ühes nõus? Jumalik 3. korraldus oli: jaga pärandus. Aga teie ise, kõik võitlusvõimelised, peate võitlusvalmilt minema üle jõe oma vendade eel ja aitama neid, kuni Jehova on andnud rahu teie vendadel nagu teilegi ja nemadki on pärinud maa, mille Jehova neile annab. Seejärel võite minna tagasi oma pärismaale ja pärida, mis Jehova sulane Mooses teile on andnud siinpool Jordanit päikesetõusu pool. See, millest praegu oli jutt, kehtis 2,5 suguharule. Neil oli määratud maa, millel oli ida pool Jordanit, kuid neil lasus kohustus koos oma rahvuskaaslastega vallutada kogu Kaanani maa ja alles siis pöörduda oma päritud aladele oma perede juurde. Ja siit 4. järeldus. Aita oma ligimest tõotatud maale. Pääsemine ei ole üksnes sinu jaoks, see on ka teistele. Pärimise tõotus ei ole üksnes sulle, vaid ka teistele, kes usuvad. Jumala leping ei ole üksnes sulle, vaid igaühele, kes selle usus vastu võtab. Vääriline meiepoolne vastus Jumala kutsele on: teeni. Ja nad vastasid Joosuale öeldes: me teeme kõik, mida sa meid käsid ja lähme igale poole, kuhu sa meid läkitad. Ja 5. järeldus. Meie vastus Jumalale on usk ja kuulekus. Joosule öeldi: ole vahva. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järgi, mille mu sulane Mooses sul andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis, kuulsite, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova sinu Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Aga millised olid Iisraeli ees seisvad väljakutsed? Iisrael valmistus vallutama Jeeriko linna, mille müürid olid massiivsed ja kõrged. Need olid olnud võitmatud isegi hitlaste jaoks, kes olid püüdnud Jeerikot vallutada. Ent selline plaan õnnestuks oli vaja redeleid, piiramisriistu läbimurdmiseks ja palju muudki, mida alles hilisematel sajanditel avastati. Kaitsed kõrgustes olevate vaenlaste eest. Iisraelil ei olnud midagi eelpool nimetatud vahenditest, seega võiduks oli vajalik Jumala üleloomulik sekkumine. Jumal aga kinnitas: ole tugev ja vahva. Sõna vahva ehk julge kohtame Joosua 1. peatükist 4 korral. 6. salmis vahva pärandust vastu võtma, 7. salmis vahva seadust järgima, 9. salmis vahva seisma kindlalt ja mitte kartma ja 18. salmis Jumal ütles: kes hakkavad Joosua korraldustele vastu, peavad saama karistatud. Ole ainult vahva ja tugev, ütles Jumal. Selline kordamine rõhutab sõnumit. Piiblis räägitud julguse juured ammutavad olulist Jumala väest, mitte isiklikust tugevusest või kartmatusest. Jumal ei kutsu meid üles uljale vaprusele,
vaid usust lähtuvale kuulekusele. Milles seisneb siis julgus Jumala seadusele kuuletuda? See on korraldus olla julge. Ei kehtinud ainult lahingu jaoks, see puudutas eriti kuulekust pärast võitu. Joosua 1. peatükk ütles, mis on oluline? Oluline on seaduse järgimine, selle üle mõtisklemine päeval ja öösel, selle laskmine juhtida kõnet, mõtteid ja tegusid. Seaduse järgi toimimine on oluline. Lepingu vastuvõtmine, see peab olema südames. See seadusest kinnipidamise põhimõte jätkub tegelikult kogu pühakirjas. 5. Moose raamatu 17. peatükis näeb Jumal ette, et Iisrael palub kuningat. Kuigi see polnud Jumala algne plaan, annab Jumal seejuures juhised. Esiteks, kuningas peab enesele seadusest isiklikult käsitsi koopia tegema. Teiseks, selline tegevus tugevdaks Jumala sõna keskset tähtsust tema meeltes ja mõtteis. Kuigi Joosua ei olnud kuningas, järgib ta sedasama jumalikku mustrit, millest räägib Joosua 8. peatükk, kus ta teeb seaduse rahvale teatavaks. Patriarhide ja prohvetite sõnul pidi seadus olema kõikjal, uksepiitadel, väravatel, lagedel, pidevalt silme ees ja meeletuletuseks. Ja selle eesmärk oli kujundada rahvas, kes on eraldatud ümbritsevatest rahvastest ja ustav oma lepingulisele identiteedile. Ja millised on siit peamised järeldused? Võit tuleb üksnes Jumalalt. See ei sõltu relvadest ega strateegiast, nagu tänapäeva poliitikud kogu aeg pasundavad. Ustavus nõuab julgust, eriti kiusatuste või kultuuriliste kompromisside tuultes. Jumala rahvale on vajalik jääda Jumala sõna juurde, sellele toetuda, jätkata kuulekust ka pärast õnnistuste saabumist ja olema vahva teenimises, mitte ainult võitluses. Millised on siis õnnestumise ja edu reeglid? Kuulake, kuidas prohvet Jeesaja sellest räägib 53. peatükis, kui jutt on kannatavast sulasest ehk Jeesusest. Aga Jehova arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta oma hinge on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi. Ja meile igalühel ütleb 1. psalm algusest järgmised sõnad. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetused ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Mida tähendab siis õnnestumine ja edu nende tekstide põhjal? Heebreakeelne mõiste salak, õnnestumine, tähendab millegi plaanitsetu, rahuldavat saavutamist või soodsat eluolu. On veel teine mõiste, sakal, kordaminek, Joosua 1. peatükis salmis 8, ja seda võib tõlkida ka edasi jõudma või edukas olema. Ent samuti võib see tähendada mõistlik olema või targalt asju ajama. See sõna esineb sageli Hiopi raamatus, õpetussõnade raamatus ja psalmides, kus edu mõiste ühendatakse tihedalt Jumala kartlikkusega ja Jumala sõnale kuuletumise tõttu targalt tegutsemisega. Sellise nurga alt vaadates ei ole edukus tingimata materiaalne õitseng, kuigi ei välista seda. Edukus tuleb näha kui kooskõlas olemist vaimulike väärtustega, Jumala loodud maailma aluspõhimõtetega ja tema seaduses väljendatuga. Ometi ei ole omavahel vastuolus Jumala tõotuste usaldamine ning tema seadusele kuuletumine. Need esindavad ühe ja sama mündi 2 erinevat külge. Kuulake, kuidas Paulus roomlastele 3. peatükis ütleb, kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Ja ta vastab, mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku. Mida ütles see tekst seaduse ja usu vahelise suhte kohta?
Kui omavahel vastandatakse usk Jeesuse lepitavasse ohvri surma meie heaks ja Jumala seadusele kuuletumine, siis luuakse sageli ja üldjuhul eksitav pilt. Seadus ja arm käivad alati käsi käes. Ainult seaduse ülesandest pealiskaudselt arusaamine paneb arvama, et seadus ja arm on vastandid. Kaugel sellest. Vanatestamendi kirjutajad pidasid seadusest vägagi lugu ning nägid selles rõõmustamise allikat. Õigesti hindamise ja kasutamise korral paneb seadus inimest sügavamalt aru saama oma pattususest ja vajadusest Kristuse õiguse järele ehk Kristuse kuue järele. Kuidas on sinu isiklik kogemus sulle näidanud? Kui tahes palju sa ka ei püüaks Jumala armust tema seadust täita, on sul siiski vaja sind katvat Kristuse õiguse kuube. Oma tõotustes ja hoiatustes peab Jeesus silmas just sind ja mind. Jumal armastas maailma niivõrd, et ta andis oma ainsa poja, et sina ja mina, uskudes temasse ei hukkuks, vaid saaksime igavese elu. Jumala sõnas jutustatud kogemused peavad saama sinu ja minu kogemusteks. Palved ja tõotused, õpetused ja hoiatused kuuluvad meile. Kui usk niiviisi vastu võtab ja omastab tõe põhimõtted, siis saavad need osaks sinust ja minust ja muutuvad sinu ja minu elu liikuma panevaks jõuks. Jumala sõna vormib siis mõtted ja kujundab iseloomu. Pole olemas mõtet, mille üle tõsisemalt juurelda, mida sagedamini korrata või mis peaks kõikide meeles kindlamalt kinnituma kui tõdemus, et pattu langenud inimesel on võimatu ka oma parimate tegudega midagi ära teenida. Päästmine toimub ainult Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu. Jäägu see meie kõrvu kõlama ka nüüd, kui oma mõtiskle täna lõpetame peatse kohtumisena, asi läheb aina põnevamaks. Jumal õnnistagu sind.